Tervist! Tervist! Nagu te näete, on meil täna päris äge ja täitsa teistmoodi võttekoht. Ja täna meil on suur rõõm olla Eestimaa ühes eriti rohelises suvises aias, kus juba paari tunni pärast saab toimuma üks väga mõnus juubelipidu. Ja jälle taaskord tahame aitäh öelda kõigile, kes meie videosid vaatavad, kes nende kaudu on meie poole pöördunud, see on väga armas, aitäh. Võite ikka sinna punasele nupule video all vajutada, võite Facebookis meie videosid jagada. Jah, sellega Gerta vist ütles juba kõik ära, need tänusõnad, igal juhul me oleme tänulikud, aitäh kõigile. Ja täna meil on üks eriti kihvt külaline, nagu kõikides meie videotes. Täna meil on külas Marko Hade. Tada! Ja Marko on selline mees, et ma arvan, et kõikidele inimestele meeldib, kui mainime sõna baar, joogid, mitte ainult alkoholsed joogid, aga mis iganes mõnusad kokteilid. Nii et tõepoolest, et üks lahutamatu osa peost on üks äge ja lõbus ja tore showbaarman. Ja nagu me eelmisel korral jäi meil ka nii-öelda pooleli jäi see selline osa nagu meelelahutus sinu sündmusel, siis seda tänast meie ülesvõtet võibki käsitleda siis jätkuna sellele, ehk siis baarmen ja kogu see show ongi üks osa meelelahutusest sinu sündmusel. Võibki olla täpselt nii. Just. Ja miks me oleme Marko välja valinud? Lisaks sellele, et ta on hästi tore ja äge inimene. Me oleme varem ka seda mitu korda maininud, et oma partneriteks sündmusel võiks valida meeldivad inimesed. Et lisaks sellele on ta veel igati cool. Ja tal on hästi palju professionaalset kogemust, üle 15 aasta ma sain aru juba ikkagi päris pikalt, kuigi tegu on noore mehega, ütlen kohe ette ära. Ta on palju osalenud võistlustel, toonud sealt koju trofeesid suurel hulgal, auhindu, ehk siis kogemust on kõvasti erinevates olukordades, erinevate inimestega, nii suhtluses kui professionaalses nagu selles teema valdamises, siis jookide valmistamisel on tõesti üks eriti kihvt partner meil. No ja mis me siin ikka jutustame? Ausalt, toome Marko pilti. Jah. Tere, Marko. Ka minu poolt. Tervist. Nii, no täna on tõesti lõbus ja tore, et kõik see, mis me siin näeme, on nagu vau. Jah, põhimõtteliselt me oleme valmis kohe külalisi vastu võtma. Jaa, täpselt, et kõik on selleks valmis. Ja me oleme põhimõtteliselt lageda taeval, ilmaga on meil vedanud, et ma usun, et tuleb tore õhtu. Nii et ei pea üldse kartma mõnusat aiapidu, on ju? Absoluutselt mitte, selles mõttes tegelikult meil on ka pop-up telk kaasas, kui peaks vajadus olema, siis paneme selle üles ja on ikkagi asi toimib. Jah, ja just selles mõttes ka, et tõesti, kui sul on oma väike aiapidu 30 inimesele, täpselt ka soovitame ja siin ei ole isegi see küsimus, et kas rahakott väga kannatab, ka sellest me räägime veidi hiljem, aga et see annab nii palju juurde ühest küljest siis jookide osas ja teisest küljest meelelahutuse osas. Ja saamegi kohe esimese küsimusegi siin, et miks peaks tellima oma peole baarmani? No kui sulle kokteilid meeldivad, siis baarman on ju see, kes kokteilid valmis segab. See on üks põhjus. Laiem valik kokteilide osas. Me saame pakkuda erinevate baasalkoholidel viin, džinn, rumm, tekiila, pisko, viski, konjak ja nii edasi. Et olenevalt seltskonna maitse-eelistusele me saame teha erinevast toorainest ägedaid kokteile. Ja kasutame värskeid tsitruseid, värsket kurki. Luun ja kurk on ju. Hetkel värske kurk on, kuna selline suvine aeg, siis hooaja tooted on kokteilides hästi populaarsed. Kurk, õun, värske hernes, rabarber ja nii edasi, et isegi kui teil omal koduaias on mingi väike lapik istutatud sinna mingit aedvilju, siis me vajadusel või soovi korral saame neid ka kasutada. Siis kindlasti, kui on kokteilibaarmen kohal, siis me oleme võimelised tegema ka alkoholivabasi kokteile, et ei ole ainult alkoholiga, vaid ka need, kes alkoholi ei tarbi, saavad ka maitsenaudinguid tunda. Ilmselt, kui ise hakata ostma toorainet kokku ja teha mingi iseteeninda
teeninduslaud, kuhu pannakse tooted peale ja siis külalised ise miksivad seal, siis seal on oht, et kallatakse omale liiga palju alkoholi, varutakse liiga palju alkoholi, mis siis võib-olla 2 suve võid pärast pidu pidada omal kodus, on ju. Ja või liiga tihti, on ju. Jah, või siis iga nädalavahetusel. Suvast ei mäletagi midagi pärast. Just, et meil on see, et me toome oma alkoholi kohale, meil on erinevaid siirupeid, mahlasi ja tasumine on ainult vastavalt tarbimisele, et isegi avatud pudelid samamoodi me võtame tagasi, maksate ainult sellest, mis on nagu ära nauditud, ära joodud. Kuidas sujuvalt läksime järgmise küsimuse? Ja tahtsingi jõuda, ma ei tea, mis küsimus on silmas pidasid, ma küsin nüüd selle küsimuse, mis mind puudutab. Kui sa ei tarbi alkoholi, mida ma tõesti ei ole nagu pikka aega teinud, et kas on üldse mõtet, minu seostab, et ma kutsun baarmeni, et siis meil on lõbus pidu alkoholiga, aga kui sa ei tarbi alkoholi, kas siis on üldse mõtet baarmeni kutsuda? On ikka jaa, selles mõttes, et kokkuleppe küsimus saab ju läbi rääkida mingid erinevad alkoholivabad kokteilid. Oleme teinud ka niimoodi, et kui üritusel on mingi toidumenüü on nagu paigas, siis me oleme teinud ka sobitanud sinna kõrvale alkoholivabad kokteilid, mis sobiksid näiteks selle või selle toiduga. Et üldiselt küll püütakse sobitada veinid, nagu toitlustuscateringid sobitavad veinid sinna kõrvale, aga meie oleme võimelised sobitama ka alkoholivabad kokteilid, kaasa arvatud ka alkoholiga, kui soovitakse, aga saab ka alkoholivabasi kokteile juua ja see on kindlasti tunduvalt põnevam, kui lihtsalt külalistele murssi või mahla nagu pakkuda. Ja nagu me ennem siin rääkisime, ma täitsa sain aru, et sa oled valmis ka smuutiseid valmistama täitsa päevane üritus. Ikka jaa, päevane üritus, näiteks ettevõtte mingi kliendi vastuvõtt, teeme ka smuutibaare, erinevad alkoholivabad baarid, võib ka mingi hommikune siuke tervise üritus olla, kus siis on mobiilne baar kohal ja teeme erinevaid smuutisid, täpselt tervislikke smuutisid. See on päris tore. Kohe juba tekkis nagu isu. Aga mis minul tegelikult oli küsimus, praktilise naisterahvana mõtlen ikkagi nagu ka palju kõik see maksab. Et on küll väga ilus lett, kena äge baarman, palju suurt valikut, mul ei ole selleks raha. Et oskad sa mingi indikatiivse hinna öelda, millega umbes peaks arvestama? Nagu ikka tegelikult see hind kujuneb läbirääkimiste käigus, aga võtame niisuguse keskmise peo. Siis sellisel juhul täislahendus tähendab seda, et meie poolt on baarmeni töötunnid, kõik kokteilide segamiseks vajalikud töövahendid, jää, klaasid, organiseerime alkoholi, organiseerime kõik, mis on vajalik. Ütleme nii, et teenustasu hakkab kuskil 350 kuni 400. Kõik oleneb ka, kui pikk pidu on, kui palju inimesi on, kus see pidu toimub asukoha mõttes. Ja siis see on nagu siis teenustasu 350 kuni 400 ja juurde tuleb siis kulu kokteilidele. Ja see jääb kuskil olenevalt sellest, millist toorainet siis külaline soovib, et millises hinnaklassis, et keskelt läbi kokteili omahinnaks tuleb siis tellijale kuskil 2 kuni 2,5 eurot ja alkoholivabad kuskil seal 1,5 eurot. Märksa odavam kui ööklubis. Ei, kindlasti ja kui õhtu lõpus nagu see kokku võtta, siis ütleme, et ongi 50 inimest, nad selle pika õhtu jooksul joovad 100 kokteili ära, teenustasu ütleme 350 pluss siis 100 korda 250, 250, kokku siis circa 600. Ja endal jääb kogu vaev. Sul jääb kogu vaev ära, sa ei pea pärast muretsema, mis sa nende jääkidega teed, mitu korda sa veel pidu saad pidada ja nii edasi, et selles mõttes ta on mugavusteenus ja samas ka meelelahutus. Just.
no näed, juba päris mitu põhjust, jaa. miks valida Jah. selline teenus just oma sündmusele. Et ma korra veel kommentaarin ütlengi siia, et kui me ise oleme kasutanud kas siis Markot või mõnda teist toredat baarmeni, et siis see põhiline argument kliendiga ongi see, et täpselt mida Marko just ütles, et alkoholi ei jää üle, sa ei pea planeerima liialt, ei pea mõtlema seda, mida su vanaonu võib-olla armastab või sinu sõbranna, et täitsa erinevad vanusegrupid. Pluss see, et Marko on ju tõesti professionaal, kes mitte ainult ette antud kokteile ei valmista, vaid ka fantaasia kokteile on ju. Jaa, et kui nüüd mõelda, et jällegi, et miks kokteilibaarmen kohale tellida, et on ju võimalused ka, et sa tellid cateringi toitlustaja, siis et meil oleme baar catering, aga kui sa tellid nagu lihtsalt toitlustaja cateringi, kes siis pakub ka veini lauas ja võib-olla siis ütleme väikse baarinurgas seal segujook, et ütleme lihtsamaid kokteile, džinntoonikut, rumkoolat, viina mahlaga, siis professionaalse kokteilibaarmeni puhul on see, et sa tuled leti äärde ja ütled, et tahaks midagi head ja meil on selle jaoks vahendid olemas. Et lihtne on, et sa kirjeldad, külaline kirjeldab oma maitse-eelistusi, kas ta tahab džinni baasil, rummi baasil, viina baasil, viski baasil, kas talle meeldivad magusad või hapud kokteilid, kas tal on mõne toote vastu allergia. Et kokteilibaarmenil hakkab kohe nagu peas hakkavad retseptid ketrama ja sealt tulevad need fantaasia kokteilid, millega enamasti üldiselt mööda ei pane. Ehk siis teenus on hästi personaalne, on ju? Ikka jah. Jah, et ei ole see, et on niisugune. Et me oleme väga paindlikud, et see ongi selle töö võlu. Täpselt. Ja see toob siis järgmise küsimuseni, et mida tihti kliendid meilt ka küsivad, et kui palju seda alkoholi peaks arvestama ühele sündmusele. Et toome mingi näite, et on jõulupidu. Jõulupidu, umbes 50 inimest. Ja keskmine vanus 30–50, mehed, naised pooleks, peo kestvus nagu ikka kuskil õhtul kella 6, ma ei tea, öösel kella 1, et millest sa siis lähtud? No seal on see lugu, et millest see sõltub, on kui tihe on programm, kui palju nagu hoitakse külalisi tegevuses ja kas ütleme siis toitlustaja pakub ka lauas veini viina. Okay. Et sellisel juhul siis oletame, et lauas pakutakse küll veini, aga viina mitte ja programm on sihuke piisava tihedusega, et inimesed saavad ka suhelda ja vahepeal baari külastada. 50 inimest, ütleme seal 6-7 tundi on üritus, keskelt läbi per inimene joob ära keskmiselt 3-4 kokteili õhtu jooksul. Ehk siis on ka külalisi, kes joovad 6-7, aga on külalisi, kes joovad 2. Aga keskmine on 3-4 kokteili per face ja võib arvestada, ütleme, et 50 inimest, korrutame 4-ga, see on siis 200 kokteili. Võib umbes ära minna ja kui nüüd see kangesse alkoholi arvutada, siis liiter alkoholi on 25 kokteili, 4 liitrit alkoholi on 100 kokteili, 8 liitrit alkoholi on 200 kokteili. Ootad, siit tuli päris juba oleks keeruline. See on umbes 8 liitrit kanget alkoholi, aga väikse varruga peab võtma, ehk siis ma usun, et siuke 10-12 liitrit kange alkoholi kulu võiks olla seal. Õhtu jooksul siis? Jah. Siis sest on täitsa nagu, ikkagi te hoiate ju seda kontrolli all ka võib-olla vahestatud seda tarbimist. Absoluutselt, selles mõttes jällegi baarmeni üks hea pluss on ka see, et ta hoiab seda tarbimist kontrolli all, et kui me ikkagi näeme, et külaline hakkab ära väsima, siis meil on alati võimalus väikse trikiga siis midagi alkoholivaba talle pakkuda või siis pakkuda vahepeale, et vett vahele juua, et no see on üldse tark soovitus, juua vett tark vahele. Soovitus, No vot siis jaa. Aga siis üks küsimus mahub veel meil. Jah, äkki küsimuselt ühe küsimuse veel. Sina nüüd siin olles olnud nii palju igasugustel üritustel ka käesoleval aastal hoolimata sellest natukene teistsugusest kevadest ja võib-olla ka suvest. Oskad sa nüüd öelda siis 2020, mis on see trendikas? Ja, mis trendid on siis sellises baarimaailmas? Kui saad eriti ägedat pidu korraldada, siis öeldakse Markole, et too hästi trendikad kokteilid, et millele sa siis mõtled? Ma pigem nende trendide puhul võib-olla siis, kui pannakse paika nii-öelda seda
ürituse stiili, et noh, see on vastavalt stiilile tuleb ka milliseid kokteile nagu serveerida. Aga noh, üks kindel trend on see, et hästi populaarseks on saanud, et on võimalus ka alkoholivabasid kokteile juua. Et see on nagu must be, et alati peaks olema menüüs ka alkoholivaba midagi, just nimelt kokteile, mis võib-olla sobitub ka toiduga, siis kindlasti on jälgitakse siis nii-öelda seda ökot, et võimalikult vähe raiskamist, vähem plastiku kasutamist, ehk siis jah, et toidu puhul toit viiakse võib-olla kohaliku talumehe juurde kellelegi sinna komposti ja baarinduses siis kasutatakse ära näiteks baaris tekkivad nii-öelda, mis varem olid jäätmed, nii-öelda sidrunikoored, apelsinikestad, laimikestad, et nendest saab ka tegelikult veel teha eraldi mingit siirupit või infusiooni ja siis ütleme siis pigem nagu plastkõrsi enam väga ei taheta näha, et pigem siis kas pillirukõrs, papist kõrred või noh, peaaegu nagu plast, aga biolagunevad siis. Et ka see on üks võimalus. Ehk siis pigem mitte niivõrd ei ole muutus selles jookides, kuivõrd jalajälje vähendamises. Ja absoluutselt, ja jalajälje vähendamine. Ja no jookide puhul pigem on viimased 2-3 aastat on kindel trend see, et kõige rohkem juuakse džintoonikuid, erinevad džinnid, erineva toonikuga, erinevad ürdid on tehtud ka pidusi, kus ongi ainult, baaris ongi ainult džinn. Aga neid džinn on seal 6-7 erinevat, toonikuid on 4-5 erinevat, ürte on seal apelsin, laim, tüümian, kaneel ja nii edasi, hästi palju erinevaid ürte, mis sobitatakse siis vastava džinniga, vastav toonik, vastav ürt ja ongi nagu džinnibaar. Ja siis toob nagu selle, mina olen ka džinni kokteilide sõber, aga mis toob selleni tegelikult, mis on hästi tore, et ei ole lihtsalt see, et andke mulle mingi jook, vaid nüüd inimeste maitsemeeled on ka arenenud ja hinnatakse rohkem sellist head maitset ja kvaliteeti. Ja palju osatakse küsida ka klassikalisi kokteile, juba selliseid häid kas siis Negroonisi ja Aperol Spritzi kindlasti, erinevad spritsid ja erinevad sauerid on hästi populaarsed ja Collinsid, mis... No vot, ma sain nüüd kohe väljast palju targemalt, ma pärast küsin siis Marko käest täpsemalt, mis asjad need kõik on. Nii, aga siis me saime päris targaks täna. Saime tõesti ja nüüd ma hindan neid džinni kokteile veel paremini. Muideks džinnist rääkides, on olemas ka alkoholivaba džinn, kas ma tean? On olemas, täiesti olemas ja saadaval ja oleme ka ise sellega kokteile teinud. No vot just nimelt, ehk siis ka need inimesed, kes petab ära küll. On ju, džinni maitse oli täitsa... Autojuhi GT, selle kokteili nimi. Et saad mõnusasti klaasi kokku lüüa. Siis ma tean, kui seal peal midagi küsida. Nii et, noh, nii? Tegelikult ma võin ju teha ühe kokteili teile. Õigus, muidugi. Et see on üks võimalus lihtsalt, et... Vaatame, kuidas see siis käib. Mis oleks teistmoodi. Teen ühe sellise lihtsa sädeleva aristokraadi on kokteili nimi. See on meile kohane. Issand, kui lõpuks ometi kullapulber. Ma olen siin väikest salamaterjali. See on puhas kuld. See on puhas kuld. Kalatoit tegelikult. Natukene leedri siirupit, siis see on hea asi. Kasutame värskelt pressitud laimimahla. See ei ole siit aiast kahju. Siis head kvaliteetset jõhvikamahla. Lisame siia veel sortsu kuiva vahuveini. Väljanägemine on küll väga ahvatlev. Juba kõik need hakkasid tööle. Töötavad ja proovi nüüd tõstu midagi. Segame vaikselt korralikult selle läbi. Mingi peen käsitöö on see ikkagi, jah? Noh, natukene ta eeldab, jah, sellist peenemat lähenemist. Ja kurname vahvasse klaasi. See kullapulber on seal küll ikka väga kuldne. Väga ilus. Ja. Siis veel lisaks
sortsu mulli peale. Kahtlemata võiks siia ka garneeri peale panna. Ja ongi valmis. Sparkling aristokraat, Sadelev aristokraat. Palun väga. Ja selline ongi tema nimi, jah? See ongi tema nimi, jah. Hea lihtne ja efektne. Ehk siis teate meeles pidada Sparkling aristokraat. Järgmine kord siis küsida. Ja ei olnud üldse keeruline nagu näha, nii et ei pea kartma. Nii et me täname Margot ja me jätame Marko siia veel trikke tegema, et äkki me video lõppu lisame mõnusad ägedad siuksed väiksed tiiserid või midagi siukest. Jah, kokteile saab segada kahte moodi, et klassikaliselt sirge seljaga või siis väikse vimkaga, et sa kasutad seda viimast pigem? Kombineerin ja see oleneb sündmuse iseloomust. Seda küll, jah. Et võib teha nii klassikalist paari kui ka siis näiteks meelelahutuslikku showpaari, kus siis on väike meelelahutuslik show etteaste ja pärast seda kuulutame paari avatuks ja siis on järjekord. Rahvas tormab peale. Murdu. Tõmbame külalised käima. Nagu me oleme ka käima tõmmatud täitsa juba. Absoluutselt ja peale tänast video ma kardan, et võib juhtuda nii, et Marko on edastati kogu aeg broneeritud. Aga meie soovitame ka soojalt. Meie soovitame soojalt. Aitäh! Nii et aitäh ja nautige ja tarbige mõistlikult. Nii et jooge vett vahele. Just. Jooge vett vahele. Thank you.